Aga nüüd jätkame RMK-ga ja Kaupole sõna. Kaupo räägib, mis toimub. Jah. Kas viga on minus? Selge, väga hea. Et kui ma selle ettekande jaoks nagu nõusoleku andsin ja hakkasin seda mõtlema, siis mind tabas ka see tunne, et see vist on üks teema, mida ma tean praktiliselt algusest saati. Et sellest 97. aastast saati, kui Mart ja Anneli hakkasid seda teemat üldse arendama. Mina olin siis teise aasta geograafia üliõpilane Tartu Ülikoolis ja Mart oli minu esimese uurimuste juhendaja. Ja Anneliga nad koos töötasid ja põhimõtteliselt nad juhendasid mind seal ikkagi koos. Ja siis ma üle õla nagu kiibitsesin sealt ja nii-öelda panin kõrvada asju. Ja hiljem oli mul tänu sellele siis võimalik seal episoodiliselt osaleda juba seal Riina poolt veetavas esimeses VEP-i inventeerimisprojektis ja käia nendel ekspertidega kaasas nendel koolitustel, kus kui ma eksi, 65 inimest siis koolitati umbes välja, spetsialisti. Ja ilmselt oli see ka selliseks määravaks protsessiks minu edasistes eluvalikutes. Et siinkohal saab öelda aitäh Mart ja Anneli teile selle eest. Ja loomulikult ma arvan, kogu selle vääriselupaikade andmestiku ja kõige puhul on olnud tegelikult see esimene projekt kõige kriitilisema tähtsusega ja ma proovisin seda olemit riigimaadel kokku panna ja ma leidsin esimese numbri 2001. aasta kohta ühest siis Euroopasse saadetud metsanduse ülevaatest, kus siis raporteeriti, et konkreetselt riigimaal oli siis ligi 9000 hektarit vääriselupaiku. Ja see ei hõlmanud siis jätkuvalt riigi omandis olevaid maid, kus oli tolleks hetkeks kuskil 3000 hektarit vääriselupaiku inventeeritud. Aga 2002 oli veel sama projekt, oli veel täies hoos ja seal inventeeriti ligi 1000 vääriselupaika toona veel juurde. Et kui vaatame 2008, mille kohta me saame juba tänasest registrist adekvaatsemaid andmeid kätte, siis 2008 oli ligi 13 000 hektarit siis RMK hallataval metsamaal vääriselupaiku. Ja 2015 oli see number peaaegu 15 000. Et mõnes mõttes Renno siin rääkis, et vahepeal üldse vääriselupaiku ei lisandunud, et ilmselt natukene ikkagi lisandus, aga see suurenemise ilmselt põhiosa tuleb ikkagi suuresti nendelt jätkuvalt riigiomandis olevate maade ümber vormistamisest, et RMK-sse. Ja 2018 aasta novembri seisuga oli RMK maadel siis 17 000 hektarit vääriselupaiku. Ja kui me tänast seisu vaatasime, siis oli see number veel 1500 võrra suurenenud ja oli 18 616,69 hektarit. Kui ma ei eksi. Ja see alates 2015 aastase suurenemine on nüüd ilmselt olnud selgelt ikkagi viimase paari aasta inventuuri tulemus. Nii et suurenemine kindlasti on toimunud ja viimastel aastatel siis ka kõige rohkem. Ja kui me räägimegi siis kahest viimasest aastast, siis võibki just öelda, et vääriselupaikade teema on nii-öelda tugevalt just uute vääriselupaikade otsimise ja registreerimise teema tõusis RMK jaoks tugevamalt fookusesse võib-olla seoses laane ja salu metsade täiendavate kaitsealade inventeerimisega. Kuna siis hakati otsima neid tükke, mis siis veel omavad kõrgemat looduskaitselist väärtust ja eks siis hakkas ka silma torkama see, et päringutest saaks välja paistma, et oli siiski küllalt palju selliseid tükke, mille puhul võis eeldada, et nad võiksid vastata ka vääriselupaiga kriteeriumitele.
peaasjalikult oma vanuse, aga ka teiste tunnuste tõttu, liigilise koosseisu tõttu näiteks. Oli päris palju küllalt vanu laialisid metsi, mis seal silma torkasid. Ja seetõttu siis tehti sellised üldised takseerpäringud ja valiti välja siis 8368 hektarit selliseid metsaosasid, kus esmane hinnang oli see, et seal on ikkagi suhteliselt kõrge tõenäosuse vääriselupaiga esinemiseks, ütleme kõrgem tõenäosus kindlasti kui keskmises majandusmetsas. Ja pandi see valim siis ka inventeerimiseks töösse. Ja see inventuur viidi läbi siis peaasjalikult RMK enda metsakorraldajate meeskonna poolt ja metsaruumist, kui ma nüüd eks, oli 4 inimest partneritena kaasatud veel lisaks. Ja täna võime öelda, et selle tulemusena lisandus meil 3000 hektarit uusi vääriselupaiku. Ja lisaks viidi seal siis läbi veel 2018. aastal nagu viidi kuskil natuke alla 500 vääriselupaiga piirikorrektsioon. Need korrektsioonid on siis mõlemad pidi, nii väiksemaks kui suuremaks. Et kui seal leiti on ju olemasoleva vääriselupaiga kõrval mingi metsatükk, mis oma tüübilt oli sama, mis olemasolev vääriselupaik, siis see lihtsalt liideti olemasoleva vääriselupaigale juurde. Aga samas on ka selliseid rohkem tehnilist laadi piirikorrektsioone, kus näiteks on teed ja sihid on jäänud vääriselupaikade geomeetriasse sisse ja tulenevalt lihtsalt siin ilmselt sellest, et vääriselupaiku on sageli määratletud eraldise põhiselt, aga eraldise geomeetria joonistamise põhimõtted ei kattu päris vääriselupaiga geomeetria kirjeldamise põhimõtetega. Et kui eraldistele märgitakse standardselt, näiteks kõik sihid ja asjad jäetakse eraldise piiride sisse, siis ja arvutatakse sealt arvutuslikult pindalaliselt välja, siis vääriselupaiga kui pindobjekti puhul on nagu oluline see, et kuna piirangud tulevad geomeetria järgi otse peale, et siis peaksid olema trassid ja sihid, mis tegelikult vääriselupaiga väärtust ei kanna, peavad olema tegelikult välja joonistatud. Et seda korrektsioonide tegemine on tegelikult tõesti omamoodi suur töö. Mõlemad pidi siis. Ja mis siin veel 2007. ja 2018. aasta kohta öelda oli, et tegime ka kogu siis RMK metsakorralduse tiimile sellise värskendava täiendkoolituse. Kutsusime ka Leifi selleks täiendkoolituse ettevalmistamisel abiks, et aitaks meil oma seda koolitajate tiimi koolitada ja ausalt öelda, arvan asjakohane öelda Leifile suur tänu, et sa alati oled olnud valmis siia Eestisse tulema, kui neid palveid on esitatud. Ja ma arvan, et Leif mõnes mõttes on olnud ikkagi see täielik tugisammas ikkagi VEP-i teemadel, et kui on vaja saada seda mingisugust metoodiliste küsimustele adekvaatseid vastuseid ja kindlust, et õieti tegutsetakse, siis Leif on seda kindlust alati pakkunud. Niimoodi. Aga edasi, 2019 on käes, kui võtta puhtalt inventeerimise poole pealt, siis justkui juubeli aasta 20, et siis on esimene aasta teil ka suur peoaasta, Renno, VEP 20. Kuigi võib-olla õige juubeli magasime siiski maha 2 aastaga. Teil tuleb vaadata 25. siis juubelit juba. Aga tänaseks siis on RMK vaadanud siis kogu oma metsade oleme üle, võtnud aluseks siis 2000. aastal selle VEP-i või vääriselupaikade inventeerimise metoodika raames paika pandud kriteeriumid, kuidas takseerandmetest välja valida potentsiaalseid metsaosasid, kus vääriselupaik võib esineda, et selline üldine päring on läbi viidud, mõningaid kitsendusi on seal rakendatud, aga väga vähesel määrale. Ja tulemiks on see, et 57 000 hektarit siis RMK hallatavast metsamaast
vastab sellele päringu tingimustele. Ja selle 57 000 hektari osas on täna ka vastu võetud otsus, et seal enne mingeid raietegevusi läbi ei viida, kui siis need metsaosad on täiendavalt ära hinnatud, et need kindlasti siis, kas siis on VEP-id või ei ole VEP-id, et see tehakse enne kindlasti selgeks ja kui need vääriselupaigad on, siis nad on majandustegevusest ka arvatakse RMK-s välja. Ja kuidas see protsess ilmselt käima hakkab, on see, et kõike 57 000 hektarit ei inventeerita ära korraga hoogtööna, ilmselt see jaguneb meil kuskile 10 aasta peale laiali see töö, nii et aastas vaadatakse üle suurusjärgus 5-6 000 hektarit. Aga sellest olulisem, ma arvan, on see põhimõte, et enne ühtegi tööd seal ei tehta, enne kui see on selgeks tehtud. Ja nagu ka Renno siin juba, vabandust, mitte Renno, vaid täielik blackout Raul. Et ka juba mainis, et siis kindlasti vääriselupaikadele mõju avaldavad ka tegevused ümbritsevas metsamaastikuse. Kuna vääriselupaigad valdavas osas paiknevad majandataval metsamaale, siis on selge, et selle ümber toimub kogu aeg tavapärane metsamajanduse. Ja kui see alginfo on olemas, kus vääriselupaigad asuvad ja see töö on tehtud, siis me saame rääkida tõsiseltvõetavalt ka sellest, et mismoodi me saame või peaksime arvesse võtma siis seda ümbritsevas maastikus toimuva majandustegevuse mõju. Ja eelmine aasta me istusimegi eraldi koos kogu RMK siis majandusmetsades tegutseva tiimiga ja arutasimegi neid teemasid. Ja suures laastus on meie jaoks seal täna 3 temaatikat, mida RMK jälgib ja katab oma tegevuses täna. On üks asi, mida me jälgime, on siis lageraietest tekkiv servaefekti mõju. Jälgime seda, et trassiraied siis vääriselupaikadesse sisse ei läheks ja jälgime ka siis kuivendusobjektide rekonstrueerimisel tehtavate tööde puhul seda, kuidas need tegevused võivad vääriselupaiku mõjutada või mitte. Ja servaefekti puhul me põhimõtteliselt siis jälgime seda järgmiselt. Me oleme määratlenud, et me loeme oluliselt servaefektist mõjutatud vääriselupaigaks männienamusega vääriselupaigad sel juhul, kui üle poole perimeetrist on siis piirnevad lageraietega. Ja teiste peapuuliikidega vääriselupaikade puhul on see kriteerium nagu karmim, et kui 1/3 perimeetrist on lageraiete tõttu avatud, siis me loeme seda oluliselt mõjutatud vääriselupaigaks. Ja eesmärk siis RMK puhul on, et see oluliselt mõjutatud vääriselupaikade osakaal oleks kogu RMK VEP-ide olemist mitte rohkem kui 10%. Ja muidugi võib küsida, et miks 10, miks mitte 0? See põhjus lihtsalt on selles, et see vääriselupaikade olem on tohutult varieeruv. See on seotud sellega, et osad vääriselupaigad, vääriselupaigi suurus võib alata üksikpuust ja ulatuda 100 hektariteni. Et üksikpuu ümber ongi väga raske tegutseda niimoodi, et see seda ei mõjuta oluliselt. Et ilmselt nende selliste servaefektist lähtuvate kriteeriumitega. Ja me oleme arvutuslikult vaadanud, et ilmselt kõikide selliste erijuhtude, kui sellised erijuhud esinevad, et me ei saa seda arvesse võtta, et siis igal juhul me jälgime, et see oleks madalam kui 10% ja seda täna jälgivad ka siis RMK varumisjuhid ja praakarid, kes raieid planeerivad ka iga VEP-i puhul. Nii et kus on seda võimalik, seda mõju hoida madalamana, mitte olulisena säilitada
mitte olulisena siis hoida, siis seal seda tehakse. Ja kui need erijuhtumite tõttu on mingil põhjusel see mõju siiski on oluline, siis ikkagi on oluline, et see jääks alla 10%, vastasel juhul siis ilmselt hakatakse võtma juba mingisuguseid radikaalsemaid meetmeid. Trassiraiete ja kraavide puhul tegelikult on teema mõnevõrra lihtsam. On enamasti seotud need temaatikad tegelikult just selle vääriselupaikade geomeetria eripäradega. Et sageli on erinevad trassid vääriselupaikade nii-öelda polügoonidesse sisse joonistatud. Ja see tegelikult probleem on meid tabanud nii kuivendusobjektidel, kus tehakse rekonstrueerimistöid, aga samamoodi ka näiteks looduskaitsetöödel, kus kaitsealadel soode taastamiseks on samamoodi vaja trassiraieid raiuda sisse. Et siis on, ega siin tavaliselt ka midagi muud ei aita kui see, et minnakse välja ja vaadatakse, et kas see vääriselupaik ulatub tegelikult ka kohe sinna kraaviserva välja või on seal kraaviservas olnud ikkagi liikumistrass varasemalt, mis tegelikult vääriselupaiga väärtusmääratlusele ei vasta. Et viimasel juhul siis korrigeeritakse piiri ja kui on olukord, kus ikkagi vääriselupaik ulatubki kraavini välja, siis seal trassiraiete tegemisest loobutakse ja välditakse selle vepi kahjustamist. Ja uute kraavide ja vanade rekonstrueerimise puhul jälgitakse siis seda, mida ekspert on kirjutanud vääriselupaiga ankeedil majandamissoovitustesse ja vepi kahjustavate tegurite siis reale. Et kui seal on kirjas see, et metsakuivendus võib avaldada kahjustavat mõju, siis seal kraavide rekonstrueerimine välistatakse ja välistatakse ka siis nagu selle vääriselupaiga lähiümbruses rekonstrueerimised. Mitte ainult siis selle vääriselupaiga geomeetria seese, vaid ka sellest 50 meetri kaugusele. See võib-olla nagu sisu poolest võib-olla kõik, siis ilmselt on selge, et seal vääriselupaikade inventeerimise ja ka majandusmetsas majandamisel seal tekib kindlasti lahkarvamusi ja takistusi, aga RMK poole pealt täna me võime kindlasti öelda seda, et kindlasti RMK jätkab eelkõige esimese sammuna oma metsakorraldajate meeskonnal selle taseme ühtlustamist ja tõstmist, kuidas vääriselupaiku hinnatakse, sest tuleb ka meeles pidada, et isegi siis, kui see 57 000 hektarit on ära inventeeritud, siis see vääriselupaikade hindamise ja registreerimise töö on tegelikult ikkagi metsakorraldaja igapäevase töö osa. Et nende koolituste ja asjadega me peame ikka sinna ka jõudma ja eesmärk ongi sinna jõuda, et RMK metsakorraldajad, kui nad teevad oma tavapärast metsakorraldustööd, vaataksid ka kohe automaatselt ka selle tüki võimaliku vääriselupaiga väärtusta. Jätkuvalt kindlasti me jääme vastu võtma väljaspoolt RMK tulenevaid neid ettepanekuid ja teateid võimalike veppide esinemise kohta ja kui need teated tulevad, siis enne tööde, näiteks raietöödega jätkamist kindlasti vaadatakse ja kontrollitakse neid üle. Jätkame need veppide piiride korrigeerimist ja kui need piirid ja geomeetria on korras, siis loodetavasti saavad need väärtused hoitud ja RMK metsamajanduspool saab ka nii-öelda rahulikuma südamega oma majandustegevusi kavandada, sest ega ta rõõmu tegelikult RMK sees ei tee kellegile, kui mõni väärtus saab kahjustada ja pärast tuleb sellega alati paksu pahandust nii RMK-st väljaspool ja ei ole ka mõtet arvata, et RMK sees siis nii-öelda need teemad kuidagi sisemiselt on väga maha vaikitud. Et sisemiselt käivad need arutelud samamoodi teatud siis vähem või rohkem teravalt ja see ei ole mitte kellegi huvides.
Aga lühidalt on see RMK poole pealt, ma arvan, kõik. Et kui on küsimusi, siis võime vastata. Või siis mitte. Tänud Kaupole. VEP-ide inventeerimise metoodikas on sees, et põlendikud on vääriselupaigad. Nüüd möödunud suvel üle 10-aastase vahe esimest korda Eestis põles suuremal alal mets Aegviidu lähedal Vikipalus. Ajakirjandusambels oli mingi üle 200 hektari. Sügiseks oli terve ala silmapiirini lagedaks võetud, isegi säilikpuid ei olnud alles. Kas vääriselupaiga hävitamine toimus rumalusest või oli see sihilik, et jõuda enne, kui loodusdirektiivi põlendikuliigid kohale jõuavad? Antud põlendikuala vaadati RMK poolt üle, looduskaitseosakonna poolt, ja sinna moodustati, peas mäletaks, moodustati 10 hektarit vääriselupaiku selle ala peale, et moodustati vanematesse metsaosadesse seal, kus oli ka siis väärtuslikumat lamapuitu ja potentsiaal selle väärtuslikuma lamapuidu tekkeks oli olnud eelnevalt vanem mets ja peeti seda nii-öelda siis vajalikuks see vääriselupaik sinna moodustada. Seal oli suur osa alast olid noorendikud ja samamoodi ka lageraialad, mis seal põlendiku sees olid, ja vääriselupaiga moodustamine põlendikele ilmselt ongi omaette küsimus, et kuidas seal teha ja üldse selliste häiringute aladel, sest võib ka ette kujutada näiteks, kui praegu toimuks Eestis selline torm nagu 68. aastale, kus läheb pikali 10 000 hektareid metsa kuskil majandusmetsa maastikuse, siis põhimõtteliselt võiks ka väita, et see kõik on vääriselupaik, aga see ei ole Eesti oludes ja maastikus ei ole nagu realistlik niimoodi seda käsitleda. Et nendes häiringute aladel, ka põlengualadel, ma arvan, et RMK poole pealt me täna käitusime nagu adekvaatselt, seal parimad ja väärtuslikumad osad määrati vääriselupaigaks. Aga põlendiku ja põlendikuga seotud elustiku säilitamise temaatika on, ma arvan, Eestis üldse vajaks natuke rohkem läbirääkimist ja otsustamist, et kuidas seda peaks tegema. Et see on natukene vähe käsitletud teema üldse Eestis. Ja, rohkem seda kommenteerida ei oskaks. Tänud. Keegi soovib veel küsida? Nii. Sa mainisid, et te ei lähe raiuma enne, kui on need 57 000 hektarit üle vaadatud. Kuidas mina kui looduse sõber saan teada, et mingi tükk, kuhu ma sattusin ja näiteks seal metsaregistrist vaatan, et raieteatis on peale antud, kuidas ma tean, kas see ala kuulub nende hulka või mitte? Et kas ma nagu tekitan pahandust ja esitan teile päringu või loodan, et ei ole probleemi? RMK on ikkagi riigi tulundusasutuse, kui kodanik pöördub meie poole ja ütleb, et ta mingil põhjusel see arvab, et seal on vääriselupaik, kui vääriselupaik tunnustele vastab metsa, siis me vaatame üle selle asja. Et kui on selline kahtlus, siis tuleb, ma arvan, lihtsalt RMK-le see teade saata ja me vaatame üle ja anname tagasisidet. Tänud. Järgmine. Mul on selline küsimus, et kui perimeetrit piirneb lageraiega, siis aga kuidas see ajaraami nihe, millal siis teil enam ta pole lageraie, et see metsad, mis kahel pool veel alles on, maha võtta? Täna me oleme selle ajaakna enda jaoks servaefekti mõttes kehtestanud 20 aastat. Et see on aeg, kus mets peaks olema juba
jõudnud nii kõrgeks, et see või siis näiteks loometsade puhul, kus võib-olla mets ei uuene mingil põhjusel, jääbki väga aeglaselt uueneb, siis igal juhul see vääriselupaik on ilmselt ka juba see servamõju on stabiliseerunud. Et noh. Aga ma ütlen, nende perimeetrite asjade kehtestamine on loomulikult on natukene selline, kuidas ma ütlen, et ühes küljest võiks seal olla väga paindlik ja iga vääriselupaiga spetsiifiliselt ära lahendada, sest nad on kõik erineva geomeetriaga, väga erineva ruumikujuga, et see on nagu selline väga ühtse lähenemisega on väga keeruline saavutada nagu kõik rahuldavat lahendust, aga see on nende suurte mahtude ja suurte tööhulkade juures mõnes mõttes paratamatu, et me peame ikkagi natukene lihtsustama. Aitäh, saame 2 küsimust veel võtta. Ma tahtsin küsida selle 57 000 hektari kohta või natuke ka jätkata võib-olla Anneli küsimust, et kas te saate ka jagada seda kaarti, et kus need 57 000 täpselt on, et samamoodi siis looduses liikujad ja tundjad saaksid ka võib-olla õlga alla panna ja siis seda protsessi võib-olla kiirendada selle võrra, et saaksid need alad rutem üle vaadatud ja kas siis veppideks määratud või vastupidi? Ja meie huvi on ka kindlasti see, et meie inventuurid ja ka nüüd Loosuurijate Seltsi poolt tehtud inventuurid selle mahu osas, et asja teist taga ei käiks üksteise alla seal need eksperdid neid metsi vaatamas, kui just ei ole mingit tungivat põhjust või soovi seda nagu üle vaadata kellelgi teisel. Et selles ma arvan, et me ilmselt Loosuurijate Seltsi ja ilmselt EKOdega seda infot ka jagame. Aitäh ja viimane küsimus. Siin oli, ma ei saanud lihtsalt päris hästi aru, et siin oli see slaid, kus servamõju oli ja seal oli, et männimetsades pool ja kuusikutes 1/3 ja siis alla oli 10%, et kuidas need on omavahel seotud? Üks puudutab niisugust männi enamusega, kui me räägime oluliselt mõjutatud vepist, me räägime sellest tükist, üks vääriselupaik, nii nagu siin pildi peal on. Kui me räägime 10%, siis me räägime vepide olemist. Et kõigist riigimaal asuvatest, majandusmetsas asuvatest vääriselupaikadest. Ja mänd on 1/2 tuleneb sellest, et männipuistud ja männiga seotud vääriselupaigad eelduslikult on häiringute suhtes tolerantsemad. See sama, mis sa ise välja tõid, et uuring on näidanud, et seal on just männikutega seotud ka need haruldased ja ohustatud liigid on sageli liigid, kes tahavadki saada valgusele eksponeeritust teatud juhtudel ja kus ka nii-öelda avatus ei pruugi olla probleem nii suurel määral nagu. Et see on nagu sellest loogikast kantuna ja kui on tegemist mingit näiteks viljakatel kasvukohatüüpidel olevate kuuse või laialisti metsadega või sanglepikutega, et siis on seal eeldatavasti on servaefekti mõju nagu sisuliselt tugevama mõjuga nendele väärtustele. Selle tõttu on ka see kriteerium seal pandud nagu tugevam. Sellest servaefektist siiski, et kas seda ei ole kaalutud, et näiteks säilikpuude jätmine, et rohkem kontsentreeritud seal vääriselupaikade ääres, et seda servamõju leevendada? Säilikpuude see kriteerium täna, ma arvan, on peast ütleme, hektari peale jätta 10 puud või 15 puud. 15 puud sinna serva jätta, ma arvan, et see ei oma väga suurt efekti, nagu, et servaefekti enda nii-öelda, ma arvan, et sisuliselt ma ei usu, et sellel on väga suur efekt, et ma kahtleks selles. Et eriti, see sõltub jällegi natukene olukorrast, et kui teoreetiliselt on ainus variant jätta puude gruppe, siis ja
ja seal on see vääriselupaik, siis võiks soovitada tõesti, et jätta see puudegrupp sinna vepiserva. Et pigem on ta siis seal tast rohkem kasu kui kuskil mujal, aga kui seal langil on mingisugust teist tüüpi suuri puid, siis tuleks need valida ikkagi, neid eelistada säilikpuude valikule, et siis ma arvan, et ikkagi 10 puud hektari kohta ei ole ilmselt ikkagi see kogus, mis seda serva efekti oluliselt leevendaks. Ma arvaks niimoodi. Tänud diskussiooni eest ja tänud Kaupo. Palun.